Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures vaimulik ja kirikuloolane Veiko Vihuri. Tervist, Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Eestis vohab üha jõulisemalt, laialdasemalt ja seetõttu ka korrumpeerunumalt ilmselt riigiaparaat ning bürokraatia on saavutanud taseme, mis igale terve mõistusega inimesele justkui karjub vajaduses seda vähendada ja koomale tõmmata. Samas näeme ju üha rohkem ka seda, kuidas riik ja jõustruktuurid edendavad täiesti avalikult ja häbitult jälgimisühiskonda ja tungivad inimeste privaatsfääri. Mis siis Eestis praegu üldse toimub ja kuhu me oma riigiga välja oleme jõudnud nendel natukene üle 30 aastal, mil me iseseisvad oleme olnud? Just hiljuti sai seadustatud ehk Riigikogus koalitsiooni toel ära koputatud, nagu sina, Veiko, oled seda terminit kasutanud, politsei valvekaameraid reguleeriv seadus, millele tekkis vajadus peale seda, kui politsei oli omaalgatuslikult asunud pildistama teel olevaid autosid ilma igasuguse seadusliku aluseta muuseas. Selle asemel, et Siseministeerium, siseminister ja politseijuhid oleksid aru andnud ja ka vastutanud sellise tegevuse eest, koputati siis jälgimine seaduseks ning vähe sellest, politseijuht Egert Belitšev tunnistas hiljuti Ekspressile antud intervjuus, et inimesed tegelikult hakkavad ise tänavale nimetatud valvekaameraid ja nagu tema nimetas kukkumiskaameraid soovima. No kokkuvõtlikult võib vist Veiko öelda, et vaba ühiskond teeb vähikäiku kõikidel tasanditel. Eks ma olen sellest ju ka tegelikult 10 aastat juba rääkinud ja korduvalt rääkinud, et vaba ühiskonda tõmmatakse kokku, vaba ühiskonda jääb üha vähemaks, ehk siis sellist mõtteviisi ühiskonnas, mis oli ju täiesti endast mõistetav 90. aastatel ja ka pärast aastatuhande vahetust 0-ndatel, kus ideaaliks oli ikkagi anda inimestele võimalikult palju vabadust, korraldada oma isiklikku elu ja elada nii, nagu süda kutsub. Ja riik pidi olema, kusjuures ka Reformierakonna enda ideoloogia kohaselt võimalikult õhuke, võimalikult vähe sekkuma. See oli suur vastuolu nagu vasakpoolsete erakondadega, kes siis tahtsid ikka paksemat riiki ja riiki, mis üha rohkem inimeste taskust raha maksude näol kokku korjab ja siis seda ümber jagab. Aga nüüd me näeme, kuidas ka Reformierakond, kes on siis olnud valitsuse juhtivpartei alates 2021. aasta jaanuarist, on läinud selle mõtteviisiga kaasa, on üha rohkem ja rohkem edendanud sellist kasvatajatädi riigi mudelit, kes siis ei usalda enam kodanike vabu valikuid, vaid leiab, et riik peab sellise kasvatajatädina või siis lausa politseiniku onuna selle kodaniku kõrval seisma ja talle ütlema, mida tohib teha, mida ei tohi teha, andma talle vastu näppe joonlauaga, kui äkki need näpud teevad midagi sellist, mida nagu ei tohiks olla. Ja mõtleme kas või selle peale, et Reformierakond on olnud see erakond, kes on ju üritanud kehtestada niinimetatud vihakõne seadust. Praegune Tallinna linnapea kandidaat Maris Lauri ministrina oli ju see, kes tegelikult tegeles selle eelnõuga, sellest ei ole veel asja saanud, võib-olla ühel hetkel see tehakse ära, kui hääled on koos, ehk siis koputatakse ära. See on ka hea termin selles mõttes, et see näitab, et mingisugust sisulist arutelu, debatti seal Riigikogus ei ole, et eelnõu tuuakse kuskilt ministeeriumist või valitsusest parlamenti ja siis lihtsalt tuimalt koputatakse ära. Opositsiooni või kriitikute hääled ei loe, lihtsalt meil on hääled koos, me teeme, mis tahame. Ja täpselt samamoodi käis nüüd möödunud nädalal selle numbrituvastuskaamerate eelnõu, nagu sa õieti ütlesid, et 10 aastat või rohkemgi oli selline ebaseaduslik olukord, et politsei pildistas teel liikuvaid sõidukeid, tuvastas nende numbreid nii-öelda, seal ilmselt tuvastati ka inimeste nägusid, kes roolis istusid või autos istusid. Varro Vooglaid üritas saada seda infot kätte, aga talle ei antud. Riigikogu liikmele tehti niimoodi, et venitati ja siis öeldi, et nüüd on tähtaeg üle ja nüüd me enam ei ole neid salvestusi säilitanud, eks ole. Et selline täiesti kiuslik ja alatu käitumine
politsei poolt, kes peaks olema ju etalon õiguskuulekuses. Et kui sa teistelt nõuad, siis sa pead ju ise näitama eeskuju. Aga jah, koputati ära see seadus ja keegi ei ole vastutust võtnud ebaseadusliku jälgimise eest. Vastupidi, et politseijuht kinnitab, et see edendab nende tööd või aitab kaasa nende tööle, kui me saame jälgida kodanikke, mis nad teevad, äkki keegi paneb kuritegu toime, siis on politseil kohe salvestised võtta. Äkki tõesti keegi kukub tänavale maha libedaga või kuidas iganes ja kohe me näeme seda ja kohe saame appi tõtata. Ühesõnaga, siin ongi nagu turvalisuse julgeoleku argument, millega on viimastel aastatel müüdud seda vaba ühiskonna kokkutõmbamist. Koroona ajal muidugi siis oht tervisele, selleks tuli siis keelata ära meeleavaldused, et kuri nakkus ei leviks, ei lubatud inimesi, kes olid süstimata kohvikusse või teatrisse või muusse avalikku paika, et kuri viirus ei leviks ikka ühiskonna ja rahvatervise huvides. Samamoodi saab ju öelda, et me tahame, et tänavatel oleks turvaline, et liiklus oleks turvaline. Muide, sinna sobitub sellesse mustrisse ka näiteks keskmise kiiruse mõõtmise kavatsus. Et see tähendab seda, et kõikjal Eesti teedel hakatakse mõõtma või siis vähemasti suurtel teedel hakatakse mõõtma sõiduki keskmist kiirust, kuskilt alguspunktist salvestatakse ära, loomulikult siis numbrimärgi abil ja kui sõiduk jõuab oma sihtkohta, et seal on teine kaamera, see siis tuvastab, et kas ta sõitis lubatust kiiremini või mitte. See eeldab ikkagi täiesti totaalset liikluse jälgimist, totaalset jälgimist. Ja loomulikult seda müüakse meile kõigile maha argumendiga, et aga liiklus saab ju siis turvalisemaks. Kas teil on midagi selle vastu? Kas teil on midagi selle vastu, kui tänavatel on turvalisem kõndida? Meil on kaamerad igal pool, me näeme, kui keegi midagi halba plaanib. Ja jällegi veel tuues ühe näite, mis oli nüüd alles möödunud kuul ajakirjanduses, taas Siseministeeriumist tuli siis välja selline kavatsus, et hakata jälgima seda, kas inimesed internetis jälgivad näiteks mingisuguseid terroristlikke veebilehti, et siis ära hoida ennetavalt radikaliseerumist ja karistada neid ennetavalt enne kuriteo toimepanemist. Nii et see on juba päris orwellilik lähenemine ja mõtteviis, et me karistame inimesi nende roimade eest, mida nad ei ole veel toime pannud, aga mida nad võib olla ehk tulevikus radikaliseerudes toime panevad. Ja jällegi seda annab ju väga ilusasti müüa sellise julgeoleku ja turvalisuse argumendiga, et kas te tahate siis tõesti, et meie keskel radikaliseeruvad sellised tulevased terroristid. Te ei taha ju seda. Nii et see ongi see põhimõtteline muutus võrreldes 90. aastatega ja nullindatega, kus siis esiplaanil ühiskonnas olid isiklikud vabadused, kodanikku usaldati, kodanikku käsitleti kui riigi peremeest. Kui see, kes on poliitikute tööandja, kes on ametnike tööandja, kes on riigi kõrgeim otsustaja, selle riigi võimu kandja. Ja täna me näeme, kuidas me oleme jõudnud nagu mingisugusesse, ma ei tea, nõukogude aega või sotsialistlikusse Kuubasse, võib-olla mitte veel nii drastiliselt, aga põhimõtteliselt ju küll. Me ligineme päris kiiresti sellisele sotsialistlikule ühiskonnamudelile, kus terve ühiskond on võetud kontrolli alla, kus siis võimulolijad üritavad näidata, esitleda ennast kui ühiskondliku turvalisuse ja julgeoleku tagajat ja selle mündi teine külg on see, et mida rohkem avalik võim esitab piiranguid, võtab vastu igasuguseid regulatsioone ja norme, mille täitmist ta siis ühiskonnalt nõuab, seda rohkem on vaja ametnikke, kes kontrolliksid, et neid norme ja regulatsioone täidetakse, et inimesed järgivad neid, nii et ühelt poolt, kui sa keerad ühiskonnas vabadust kokku, võtad inimestelt otsustusõigust ära, siis teiselt poolt sa pead panema või palkama üha rohkem nii-öelda vangivalvureid piltlikus mõttes, kes siis kontrollivad ja vaatavad, et neid nõudmisi
ja regulatsioone ka tegelikult täidetakse. Ja ma ka tuletan meelde, et me oleme Objektiivis rääkinud tänaseks juba 10 aastat sellest, kuidas ühiskondlik kliima on jõudnud sinnamaani, et me pakime vabadusi üha rohkem kokku, et ühiskond teeb vabaduste osas vähikäiku. Ja seda tehakse niimoodi samm-sammu haavalt, et see ei toimu kunagi täieliku suure krahhina niimoodi, et ühel hetkel tuleb keegi diktaator ja võtab inimestelt kõik vabadused ära ja äkitselt me leiame ennast täielikus düstoopias. Vaid samm-sammu haavalt, aasta haavalt me näeme seda, kuidas vaba ühiskond pakitakse kokku, meilt võetakse ära keskseid vabadusi ja kuidas riik tuleb üha rohkem, üha jultunumalt tungib sisse meie privaatsfääri. Ja heaks näiteks on seesama asi, mida me siin praegu juba rääkisime, mis puudutab neid politsei valvekaameraid. Et politsei on võtnud endale autoriteedi panna püsti valvekaamerad ilma igasuguse seadusliku aluseta. See on tegelikult skandaal. Vabas ühiskonnas see peaks olema skandaal, mis viib siseministri vallandamiseni, mis viib siseministeeriumi uuesti komplekteerimiseni, mis viib politseijuhi ametist eemaldamiseni, mis viib väga tõsise diskussioonini ühiskonnas, et mis siin nüüd toimunud on. Kuidas saab üks riigi amet, politsei- ja piirivalveamet antud juhul võtta ja teha midagi sellist, mis tungib inimeste privaatsfääri, hakates lindistama, salvestama kõikide autode liikumisi, numbreid, nägusid, kui palju inimesi autos on, kes autos sõidavad kaasa, et see on nagu olukord, mis peaks jõudma välja täieliku skandaalini ühiskonnas. Aga ma vaatan Eesti ühiskonda ja ma ei näe absoluutselt mitte mingisugustki nagu diskussiooni. Siin on nagu rääkinud tõsi õiguskantsler ja võib-olla mõned avaliku elu tegelased veel, et ega ta ikkagi ilus ei ole ja tõesti, et see on ikka natukene problemaatiline, kui nüüd politsei on niimoodi teinud, et ilma seadusliku aluseta on asunud inimesi teedel jälgima. Nii, aga sellist tõelist ülestõusu või tõelist vastuseisu sellisele mentaliteedile ei ole. Ja see paneb küsima tegelikult, et kui palju meie inimesed üldse, meie rahvana üldse oleme oma vabaduste eest valmis seisma. Kui kallid need meie vabadused ja meie privaatsus üleüldse on. Et siin tasub alati meenutada USA konstitutsioonilise isa Benjamin Franklini ühte ütelust, et need, kes loobuvad oma vabadustest, et saavutada endale veidikenegi ajutist turvalisust, ei vääri ei vabadust ega turvalisust. Ehk siis inimesed, kes on valmis oma turvalisuse nimel, oma vabadustest loobuma, ei vääri seda turvalisust ega vääri loomulikult ka seda vabadust. Ja me võimegi küsida ühiskonnana, et kas me nüüd oleme tegelikult olnud valmis loobuma oma vabadustest, oma privaatsusest, selleks, et olla üha turvalisemas keskkonnas nii nimetatult. Et jaa, me tõesti saaksime kahtlemata väga turvalise keskkonna siis, kui näiteks riigiaparatuur meid jälgib 24/7, nii nagu Orwelli düstoopilises romaanis 1984, kus suur vend jälgis televiisori kaudu ka iga inimese kodus sisepartei ja välispartei liikmeid. Nii et kõik olid pideva järelevalve all. Oli võimatu midagi muud teha, mis ei oleks riigistruktuuri otsese järelevalve all. Ja sellisel viisil loomulikult saaks igasugused kuriteod kõik kiiresti avastatud ja saaks igasugused väärkäitumised kiiresti kohe tuvastatud ja ilmselt ka karistatud. Nii, aga kas see on nüüd see vaba ühiskond? Kas see on see ühiskond, kuhu me inimestena tahame välja jõuda? Kas see on see Eesti, kuhu me tahame välja jõuda? Kas see on see alla miljonilise Eesti rahva rahvuskodu, mille riigistruktuur meid niimoodi valvab, meid niimoodi käitleb ja kohtleb, mitte ei käsitle inimestena, kodanikena,
vastutavate olenditena, vaid mingisuguste tehnoloogilise düstoopia alamatena, kes peavad olema 24/7 riigi orbiidis kogu aeg, et valvata. Ja see mentaliteet on tegelikult väga oluline tuvastada, et küsida ikka ja jälle üle seda, et kas me oleme valmis oma vabaduste eest seisma ja mina tunnen, et praegu ei ole. Mina tunnen, et praegu ei ole, et me oleme tegelikult jõudnud ühiskonnana sinna, kus me oleme valmis olnud nende vabadused selja taha jätma. Ja see on tegelikult väga tõsine küsimus, et Eesti vanarahva ütelus ütleb ka, et kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida. Et kui ikka inimesed ei leia, et nende vabadus on oluline, et nende privaatsus on oluline, no siis ei ole midagi teha. Siis saabki selline tehnoloogiline düstoopia võimust võtta ja tungida kas või iga inimese koju. Nii. Ja siis me räägime muidugi sellest, et vastuargumendina tuuakse alati see, et no aga mis teil siis on kaotada? Mis teil siis ikka kaotada on? Et ega siis inimesed, kes ei tegele kuritegevusega või terrorismiga või riigivastase tegevusega või mingi muu kahtlase äriga, ega nendel ei ole ju midagi karta. Et nemad võivad käia ja olla rahulikult ja ainult pätid ja terroristid peaksid kartma sellist asja. Ei, tegu on printsiibiga. Tegu on sellega, kas riigil on õigust tulla minu erasfääri, kas riigil on õigust iga minu liikumine üles pildistada, kas riigil on õigus tungida sinna, mis peaks olema ainult minu ja minu lähikondlaste oma. Vastus on väga lihtne, loomulikult mitte. Ja seda teevad totalitaristlikud riigid. Niimoodi käituvad totalitaarsed riigid. Miks me siia oleme välja jõudnud? Tegelikult see on hea küsimus ja ma arvan, et me arutleme selle üle veel kindlasti siin saates ka. Aga esimese asjana tasub kindlasti tähele panna seda, et panna peegel enda ette ja küsida, et kui palju olen mina valmis oma vabaduste ees seisma. Kui kallid need minule on üldse? Kui kallis on minule minu vabadus, minu privaatsfäär ja kas ma olen valmis tegelikult laskma riigile sinna sisse tungida või mitte? See on nüüd küsimus igale inimesele. Mina ütlen täitsa ausalt ära, vastan sellele küsimusele, ma ei ole üldse valmis seda tegema. Ma tahan, et riik oleks võimalikult õhukene ja võimalikult vähe häiriks mind. Võimalikult vähe sekkuks minu perekonna, minu lähedaste ellu. Et riik oleks ainult siis vajalik, kui minu mingisugused tööd või tegemised ei jõua sinnamaani välja, et ta reguleeriks seda, mis on absoluutselt kõige minimaalsem üldse. Et minu otsustusõigus oleks absoluutselt maksimum minu enda elus. See on minu riigi ideaal. Ja sellist riiki, mis praegu Eestis üles ehitatakse, sellist düstoopilist jälgimisühiskonda, see ei ole minu riik, see ei ole minu Eesti. Huvitav jah, et mul tekib ka siin selline küsimus, et kui ühelt poolt räägitakse, et kas me tõesti tahame sarnaneda Putini Venemaaga või Valgevenega, et me ei taha ju. Et miks te siis räägite neid Kremli-meelseid punkte, jutupunkte esitate ja järgite neid Kremli-meelseid narratiive, ma ei tea, nagu et abielu on mehe ja naise vaheline liit ja konservatiivsed väärtused ja kõike seda nagu seostatakse millegipärast Putini ja Kremliga, kuigi ma ei saa aru, mille pärast. Et siis nagu on see vastandus, mida pidevalt iga päev ju tegelikult meedias ja võib-olla ka inimeste vahelistes vestlustes tuuakse välja, et meil on siin kuri idanaaber, autoritaarne, totalitaarne idanaaber, me ei ole ega tahagi olla tema sarnased, tahame erineda ja teistpidi me tegelikult ju taastame seda ühiskondlikku elukorraldust, mis oli nõukogude ajal. Jah, mitte kommunistliku partei loosungite ja lippude all. Kindlasti mitte. Aga me põhimõtteliselt ehitame taas üles sellist autoritaarset riiki, kus tegelikult riik on inimestest kõrgemal, kus riigi idee või riigi olemasolu mõte seisab kõrgemal tema kodanikest. Ja põhimõtteliselt see on ju
kui miski on Kremli narratiiv, siis on ju see Kremli narratiiv, eks ole, eriti kui me mõtleme kas või Putini sõnadele, et Nõukogude Liidu kokkuvarisemine oli 20. sajandi kõige suurem geopoliitiline katastroof, no kuidas ta seda täpselt ütles. Et me ju sisuliselt tegelikult ju ehitame seda sama ühiskonda, võib-olla teiste lippude ja teiste loosungite all, aga printsiibis seal ju suurt vahet ei ole. Tegelikult ju Eesti vabanes just nimelt sellise ootusega või selliste ideaalide saavutamiseks, kus inimene domineeriks riigi idee üle, kus inimene ei ole mitte riigi pärast olemas, vaid riik on inimese pärast olemas. Me näeme tänapäeval seda, ja see ei puuduta ju ainult Eestit, see puudutab ju tegelikult üldse lääneriike, lääne tsivilisatsiooni, mis püüavad ka erinevate kavalate loosungite abil haarata võimu, üha rohkem võimu kodanike üle ja lülitada kodanikud välja nende demokraatlikest õigustest ja vabadustest. Ka Eestis on tegelikult ju käibele tulnud põhiseaduse selline tõlgendamine, et kui inimeste õigusi jälle mingis küsimuses piiratakse, näiteks kogunemisvabadust või meelsusvabadust, siis öeldakse, et ei, et ega siis põhiseaduses on need õigused antud teile küll, aga need õigused on tasakaalus teiste õiguste ja kohustustega. Et ei saa midagi viidata sellele, et teil on siin õigus praegu vabale meeleavaldusele. Et siin on praegu riigi julgeolekukaalutlused ja teiste kodanike ja teiste rühmituste huvid mängus. Ja on ka igasuguseid väga kummalisi otsuseid teinud PPA näiteks, et kas või seesama Jaak Valge ja Andres Aule poolt protestiks heisatud Eesti NSV lipp, küüditaja Juhan Smuuli bareljeefi juures Tallinnas, et menetlemisväärseks ei peetud mitte sellise tõesti lõhestava mälestusmärgi olemasolu, vaid nende kodanike tegevust, kes kodanikualgatuse korras protestisid selle vastu. Jah, Aule ja Valge said lõpuks selles ühes kaasuses kohtult õiguse, aga kui nad seda kordasid, siis kuuldavasti algatati uuesti kriminaalasi. Või võtame siis nagu teise näite, kus siin vasakpoolsed pidasid maha ühe meeleavalduse Palestiina toetuseks. Minule ausalt öelda mind jätab see täiesti külmaks ja ma ei jaga vasakpoolsete põhimõtteid. Enamuses on isegi mulle täiesti vastuvõetamatu see, mida nad nõuavad ja tahavad, aga seal täpselt samamoodi oli küsimus ju selles, et kas üldse sellist meeleavaldust, mis läheks nagu riigi, ma ei tea, teatud poliitilise joonega vastuollu, et kas seda üldse tohiks lubada, et siis oli seal loosung jõest mereni, et äkki see on terrorismi ja vaenu õhutav loosung ja minu meelest ka seal jäi nagu politsei kaotajaks selles kaasuses, et kohtud langetasid teistsuguse otsuse ja juba need üksikud faktid, mis näitavad, et politsei tõlgendab ääretult meelevaldselt kehtivat seadusandlust ja kohus korrigeerib politsei käitumist ja sellele järgneb vastutuse võtmist. Juba see näitab, et tegelikult kuhu me siis oleme jõudnud, et see ongi politseiriik, see ongi suhteliselt autoritaarne ühiskond, kus riigivõim võib karistamatult teha seda, mida tema õigeks peab. See ei ole õigusriik, sest õigusriigi mõte on see, et on kehtestatud üldiselt arusaadavad demokraatlikud ja võimalikult palju vabadust võimaldavad reeglid, me kõik järgime neid, kodanikud, riigiametnikud, riigiasutused, institutsioonid ja me ei lähe nendest piiridest üle. Antud juhul me näeme, kuidas tegelikult riigivõim kogu aeg kompab neid piire. Politsei pidevalt, neid näiteid on veel ja veel ja veel. Ei jõuagi seda saadet ainult pühendada sellele ühele teemale, kuidas politsei ja piirivalveamet täiesti meelevaldselt sisustab seadusandlust. Lihula tuleb meelde, see Lihula mälestuskivi röövimine maantee peal ja siis muidugi ka siin vist teie ülesastumistele tehtud mingid ettekirjutused või menetlused, mis siin algatati. Ühesõnaga, me näeme seda, kuidas
riigivõim on väljunud tsiviilkontrolli alt. Ja see on nüüd küsimuste küsimus, et nii nagu sina küsisid omalt poolt, et kas me kodanikena saame leppida sellise vabaduste kokkutõmbamise olukorraga, siis tegelikult sellega minu meelest seondub teine küsimus, et kuidas me kodanikena saame kontrollida riigivõimu omavalitsemist, millised on need mehhanismid, kuidas riigivõimu korrale kutsuda, sest riigivõim on ju olemas ainuüksi ühise hüve huvides, meie kõigi huvides, aga mitte selleks, et kasutada seda võimu, mis on usaldatud neile avaliku korra tagamiseks, riigi funktsioneerimise tagamiseks, mitte kuritarvitada seda võimu, vaid just nimelt teenida kõiki kodanikke oma parimate võimete kohaselt ja parimates huvides. Ja seda praegult ei toimu. Et ma lisan selle mõttekäigu juurde veel selle, et see vabaduste kokkutõmbamine on tegelikult süvenenud viimase, ütleme siis 10 aasta jooksul või siis on näha, et see on läinud siis nagu järjest tugevamaks ja see seondub selle sisemise kriisiga, mis on lääne tsivilisatsioonis, kus on siis vastumisi selline globalistlik suund ja ütleme rahvuslik patriootiline suund ja me näeme praegu, kuidas tegelikult selline rahvuslik patriootiline suund on mitmes lääneriigis kas juba võitnud, võimule pääsenud, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid, või siis on tegelikult ütleme vabade valimiste korral oleksid võimule tulemas nagu Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal ja kus siis see vana eliit, see ühiskonna establishment koos püsiriigiga ehk ametnikega, riigiaadliga, nagu neid võiks nimetada, üritavad siis neid tagasi hoida. Ja ka Eesti tegelikult ju elab veel selles paradigmas, mis tekkis president Bideni võimu ajal, et niipea kui Biden sai USA's võimule, niipea tehti ka Eestis ära see kaporatuuri võimupööre, 23. aastal siis tagati liberaalsetele jõududele enamus Riigikogus ja peale seda tegelikult sisulist demokraatiat Eestis ju enam ei ole ja nüüd ongi küsimus selles, et kui kaua me sellega saame leppida, kaua rahvas sellega lepib, et ta ei saa nagu midagi mõjutada, sest tõepoolest me saame sinuga kahekesi siin saates rääkida ja kritiseerida ja neid probleeme välja tuua, aga me ei saa objektiivselt võttes mitte midagi teha selleks peale rääkimise tähelepanu juhtimise. Tõsi, nüüd on tulemas kohaliku omavalitsuste valimised, et valimised on see koht, kus siis kodanikkond peaks saama riigi kurssi muuta, eks ole, kui tal lastakse seda teha, kui valimised on ausad, kui meedia võimaldab ka kriitilistel häältel esile tulla ja kui inimesed ise panevad kokku need tehted, et kui sa valid neid samad jõud, siis sa saad täpselt sama poliitika. Aga praegu me oleme ühiskonnaga ikkagi selgelt ummikus, rahvas on mingis mõttes on läbi löönud see tunne, et me ei saa niikuinii midagi mõjutada. Ei ole mingit kasu sellest, kui me nüüd tuleme tänavale meelt avaldama, kui me tuleme protestima, see ei muuda mitte midagi, pigemini mul võib sellest hoopiski kahju tulla, äkki töö juures vaadatakse, et mis sa käid seal opositsiooni meeleavaldustel, sa ei saa riigiasutuses võib-olla enam töötada, lastakse lahti või kaotad mingid karjääri väljavaated, inimestel on pealegi veel need igasugused pangalaenud, mida tuleb teenindada ja see eeldab, et sul on ikkagi korralik töökoht. Nii et kõik need põhjused kokku on muutunud nagu inimesed passiivseks ja muidugi siin me võime edaspidi ka mõtiskleda veel selle üle, et kas üldse Eesti rahvas on harjunud oma riiki pidama ja oma riigis peremees olema. Mina arvan, et tegelikult ka siin on päris palju puudujääke. Ja need on kõik väga olulised teemad. Ma tuleksin korra siiski tagasi konkreetsete juhtumite juurde, et pean tunnistama, et mind nagu sügavalt ärritab see mentaliteet, mis paistab vastu nagu riigi jõuametite ja ametnike suhtumisest, mis tõesti täiesti avalikult ja häbitult edendab jälgimisühiskonda. Et miks ma sellest räägin, on see, et see mentaliteet, need väljaütlemised, need plaanid, mis avalikult ja häbitult tuuakse
ka ERR-i lehekülgedele niimoodi plaanidena, Siseministeeriumi ametlike plaanidena, on skandaalsed. Need peaksid tegelikult meid kui kodanikke mobiliseerima mingisuguseks vastuseisuks, kriitikaks ja ühiskondlikuks aktsiooniks. Sellepärast, et me näeme, et need inimesed üritavad jälgimisühiskonna tõesti päeva järel samm-sammu haaval kehtestada. Ja ma toon siit mõned näited, näiteks siin just hiljuti oli see olukord, kus ministeerium ehk siis Siseministeerium plaanis lubada politseil viibimiskeeldu ja kohaldada seda ka väiksema ohuga. Nii, et siin on siis jutt sellest, kuidas selles seletuskirjas ja ministeeriumi poolsetes selgitustes kavandatavad muudatused laiendavad politsei võimalusi ennetavalt tegutseda ja paindlikumalt reageerida erinevatele ohuolukordadele. Uue olulise ohukategooria lisamine võimaldab politseil sekkuda ka olukordades, kus oht ei ole veel kõrgendatud, kuid tagajärjed avalikule korrale võivad olla tõsised. Ehk siis Siseministeeriumis on reaalselt ametnikud, kes lasevad siseministril Igor Tarol järjekordselt panna lauale mingisuguse eelnõu, mis ütleb, et tegelikult politsei võib hakata kogunemisvabadust meie põhiseaduses garanteeritud kogunemisvabadust täiesti meelevaldsetel alustel piirama. Ja jälle tuleb välja see, et juba ennetavalt, kui politsei saab täiesti ennetavalt seda teha niimoodi, et see ennetus baseerub loomulikult täiesti meelevaldsel otsusel politsei poolt. Et oht võib olla kõrgendatud, et tagajärjed avalikule korrale võivad olla tõsised. Ja sellisel juhul võib politsei tulla ja näiteks kodanike protestiaktsiooni Stenbocki maja ees laiali ajada. Sellest hoolimata, et kodanikud ei olnud kavandanud mingisuguseid avaliku korra rikkumisi, aga politsei ütleb, et vaadake meie ohuhinnangu järgi olete teie siin praegu tegemas ikkagi mingisugust aktsiooni, mille tagajärjed avalikule korrale võivad olla tõsised. Nii. Ja teine selline järjekordne väljaütlemine oli siis see, millega tuli jälle Taro välja siin mõned nädalad tagasi, et terroristliku propaganda jälgimine võib muutuda Eestis karistatavaks, eks ju, et me rääkisime sellest muuseas ka siin mõned nädalad tagasi olnud Fookuses saates, aga mind ei lase see kuidagi moodi nagu üle ega ümber see, millest rääkis siis ERR-ile Siseministeeriumi nõunik keegi Jüri Vlassov. Nii, ja järjekordselt me loeme siis seda, et Siseministeerium toob karistusseadustiku muutmise väljatöötamiskavatsustes välja, et praegu peab riik sisuliselt jääma ootama, kuni radikaliseeruv inimene on pannud toime kuriteo või jõudnud sellega katsestaadiumisse. Nii, terroriaktid on aga muutunud järjest lihtsamaks ja rünnakul planeerimine ei nõua palju aega ega ressurssi. Seega siis ministeerium toob avalikult välja asja, et me ei taha enam oodata, kuni te kuriteo toime panete, vaid me tahame sekkuda enne ja millele tuginedes loomulikult mingisugusele esiteks, tuginedes sellele, et ollakse massiivse järelevalve masinavärgi kaudu tuvastatud, et inimene võib olla potentsiaalne oht ühiskonnale. Aga teiseks tullakse siis ja sekkutakse enne, kui kuritegu on toime pandud. See on nüüd asi, mis on kõikidele kriminaalõiguse printsiipidele täiesti vastupidine. Ennetatakse kuritegu. Jälle peaks olema skandaal ühiskonnas. Ühiskond peaks olema tagajalgadel. Mis siin toimub praegu? Kes need inimesed on, kes sellist juttu Eesti Vabariigi Siseministeeriumis välja ajavad? Ja me vaatame seda, et ja sümptomaatiline on see, et sellist juttu tulevad ajama sellised hallid ametnikud, nagu keegi nõunik Jüri Vlassov, kellest me ei tea mitte midagi, kes võib-olla avalikkuses figureerib korra aastas kui sedagi ja keda pole mitte keegi, mitte kuhugi, mitte kunagi valinud ja kes tuleb ja paneb lauale eelnõu, et me võime hakata teid süüdistama kuriteos enne, kui te selle toime olete pannud. No ma ütlen, et see on täiesti uskumatu olukord, et inimesed peaksid, kui ma lõpetasin oma eelmise repliigi selle, et inimesed peaksid vaatama peeglisse ja ütlema, et kui palju nad oma vabadusi hindavad, siis minu jaoks nagu sellised olukorrad on just nimelt need, kus nad peaksid nüüd ütlema, et
kui ma hindan oma vabadust, siis mida ma selle olukorraga ette võtma hakkan. Ja ma tulen korra veel ühe episoodi juurde, et siin oli siis hiljuti ka selline intervjuu Eesti Ekspressis, kus siis PPA peadirektor Egert Belitšev astus esile ja ma mainisin seda siin raadiosaate alguses ja see on siis tituleeritud Madis Hindre poolt niimoodi, et Egert Belitšev ütleb, et inimesed hakkavad ise tänavale kukkumiskaameraid soovima. Esiteks on välja töötatud mingisugune suurepärane kontseptsioon, et jälgimiskaamerad on kukkumiskaamerad, kujutate ette, et kui vana inimene kukub, oleks kohe jälle riik platsis, et kui ta jääb sinna lebama, oleks riik platsis kuskil keset vanalinna või tänavaid, et tuuakse jälle see turvalisuse pehme jõu argument, et riik tahab olla sinuga koos, tahab aidata sind niimoodi, aga selleks meil on vaja panna igale poole kaamerad püsti. Nii, ja kui me loeme selle intervjuu läbi, mille Madis Hindre siis politseijuht Belitševiga teeb, siis sealt vaatab vastu selline jällegi täiesti, kuidas öelda, varjamatu jälgimisühiskonna ihalus, mis tahab näha, et inimesed hakkaksid ise nõudma enda ellu sekkumist riigi poolt. Täiesti uskumatu mentaliteet ja mina küsin, et kuidas on jõutud nüüd sinnamaani välja, et meil Siseministeeriumis ja PPA-s peadirektorist ja ministrist kuni ametnike, tavapolitseinike ja ministeeriumi kantslerite ja muude nõunikeni kõik ajavad ühte ja sedasama juttu rääkides, et meil on vaja üha rohkem ja rohkem ühiskonda, mis on jälgimisühiskond. Kuidas see võimalik on selline? Kuidas me sellise transformatsiooni oleme läbi teinud? Et me siiamaani oleme jõudnud ja ma ütlen, me peaksime olema mures, me peaksime olema skandaliseeritud sellest olukorrast ja me peaksime olema valmis eelkõige töötama sellele vastu ühiskonnana ja olema valmis astuma selliste sammude vastu, kritiseerima seda esiteks avalikult, välja tooma selle, et selliseid probleeme on ja lisaks sellele, kui meie vabadus on kallis, sellele ka ühiskonnana, inimestena mobiliseeruma ja vastu astuma. Jah, midagi on meie ühiskonnaga siin viimastel aastatel juhtunud ja ma pakun välja sellise oletuse, et tegelikult väga suur osa meie ühiskonnast, meie inimestest, Eesti kodanikest on kaotanud usu oma riiki. On kaotanud usu sellesse, et nad saavad ja suudavad mõjutada poliitilisi protsesse, ühiskondlikku protsesse selles riigis. Et kui veel eelmise kümnendi alguses, 2011-2012, olid ju ka üsna ärevad meeleolud, käärisid ühiskonnas just Reformierakonna valitsemise vastu, ja see rahulolematus kääris pigem nagu vasakpoolsete leerist, need aktaga seotud meeleavaldused, kus oli just nimelt see ühiskondlik vabadus oli ju keskne küsimus, et kas riik või ka mingid rahvusvahelised ühendused saavad peale suruda inimeste vabadusi riivavaid asju, et siis kõik on nüüd tänaseks muutunud ääretult tuimaks, on löönud käega. Tahavad meid siis pildistada, pangu need kaamerad ülesse. On sellised nõudmised, eks me katsume elada, on nii palju makse vaja maksta, automaksu ja maamaksu ja elektri hind on kõrge ja maksame ära, kuidagi saame hakkama. See näitab seda, et inimesed tegelikult ju ei usu enam, et nad saavad siin riigis kaasa rääkida asjades või et neid kuulda võetakse ja see on tegelikult palju suurem ohumärk. Et jah, selle sama politseijuhi loogikaga või üldse politseiameti loogikaga võiks ju ilusasti ära põhjendada ka selle, et miks riik paigaldab igasse kodusse valvekaamerad. Nii nagu tegelikult ju George Orwelli romaanis 1984 oligi, et televiisori ekraan tegelikult jälgis seda, mis kodus toimub. Väga ilusat juttu annaks siin ajada, kuidas te ei kujuta üldse ette, kui palju meil elab üksinda vanu inimesi, kes kodus kukuvad, siis ju kohe riik näeb, et midagi on juhtunud, kui palju on perevägivalda,
kas isa peksab naist ja lapsi või naine on vägivaldne ja toimuvad mingid muud kuritarvitused, siis on kohe riik tulemas appi inimestele, et see on ju, saate aru, see on ju teie enda huvides, et kas te olete siis vägivalla poolt, tahate, et meil ühiskonnas on selline vohav perevägivald, see on ju probleem, eks. Ja nii edasi, et neid põhjendusi leiab ja neid saab juurde mõelda ja need kõlavad ju ka üsna usutavalt, sa nagu võtad inimestelt argumendi käest ära ja pannaksegi võib-olla mõne aja pärast igasse kodusse jälgimiskaamera, et riigivõim teab, millega sa tegeled. Loomulikult saab öelda, et juurdepääs nendele kaameratele on ainult väga piiratud, seaduses on ette nähtud, et ainult nendel ja nendel tingimustel on võimalik neid kaameraid vaadata ja ainult nendel tingimustel saab riik sekkuda, et ärge kartke, et nüüd teie privaatsust kuidagi riivatakse ja tegelikult ega tänapäeval me üldse ei peagi enam rääkima privaatsusest, et seda privaatsust niikuinii ei ole ja ega õige hõlma ka ju keegi ei hakka, et ärge kartke, et keegi ju hakka teid karistama, kui te ei ole midagi teinud. Nojah, me peame küll ennetama ja politseiametnikel on loomulikult omad ohuhinnangud ja loomulikult ohuhinnangu põhjal loomulikult tuleb ikkagi kinni võtta ja ülekuulamisele viia ja kodanikuga vestelda ja tuleb ennetada loomulikult ja see on turvalisuse huvides ja kõik see jutt, eks ole. Aga jah, et ma arvan, et selline ühiskondlik apaatsus, et me laseme sellel kõigel teha, et me laseme, iga nädal tuleb kuskilt ministeeriumist mingi täiesti hull eelnõu välja või mingisugune idee, mida siis tahetakse eelnõuks vormistada. Tuleb sealt Brüsselist, Euroopa Liidu tasandilt igasuguseid direktiive ja muid õigusakte, mis siis tuleks nagu Eestil üle võtta ja siis on jällegi see koht, kus ametnikud saavad vinti juurde keerata, et sellel on ka juhitud tähelepanu, et tegelikult need Brüsseli nõudmised ei olegi alati kõige hullemad ja kõige jaburamad, vaid meie oma ametnikud, meie oma valitsuses on juurde keevitanud sinna igasuguseid asju. Et ma arvan, et see, kogu see problemaatika tegelikult ikkagi taandub lõppude lõpuks sellele, et kas kodanik tunneb, et tema on siin riigis peremees ja riigivõim on tema poolt palgatud haldusaparaat, kes peab lihtsalt tagama kodanikule inimväärse elukeskkonna, või on asi vastupidi, et kodanik eksisteerib selle haldusaparaadi jaoks, võimuaparaadi jaoks, kes siis põhiliselt tegeleb maksude tõstmisega, et oma üha kasvavaid kulusid katta ja mis siis tegeleb ühtlasi ka priiskamisega selle juures, et kui mõtleme kas või sellele Terviseameti näitel, aga need näited on ju veel ja veel, kus siis mingite suvepäevade või preemiate näol külvatakse ametnikud rahva rahaga üle, pakutakse neile hüvesid, sest nad on ju seda üha autoritaarsemaks muutuvat võimu ju hästi teeninud, eks. Et tulebki neile maksta ja sealt siis see pilke nimetus riigi aadel. Et jah, kui lugeda Alessandre Dumas musketäride raamatusarja, et seal on siis kuninga ehk riigi käsutuses on nagu kahte tüüpi inimesi, et on mõõgaaadel ehk siis nii-öelda jõu inimesed, kes on valmis verd valama selleks, et kuninga ehk riigi võimu, see samastub, kuningas on riik, riigi võimu siis kehtestada ühiskonna üle või ka siis naabrite suhtes, naaberriikide suhtes, aga kuningas vajab ka arveametnikke, nagu oli see Colbert, finantsiste, kes siis teostavad kontrolli tulude üle ja mõtlevad välja ühe nutikamaid skeeme, kuidas inimestelt võimalikult palju tulusid välja pressida. Ja me teame, et siis natuke rohkem kui 100 aastat hiljem lõppes Prantsusmaal üsna verise revolutsiooniga. Eks seal oli ka muid neid põhjuseid, aga lõppude lõpuks kannatus katkes. Küsimus on selles, et esiteks, kas me üldse Eestis peame liikuma sellise olukorra poole, kus meie turjal parasiteerib niinimetatud riigi aadel. Ja et kuni siis me ootame selle hetkeni, et me enam ei jaksa, et lihtsalt kukume käpuli selle riigi aadli ülalpidamise raskuse all, riigi üha paisuvate ja üha kasvavate kulude raskuse all.
nagu oli uudis siin mõne päeva eest vist Postimehes, et kuna kaitsevaldkond on praegu hästi prioriteetne, öeldakse, et Eesti julgeolekuolukord on muutunud, see õigustab maksude tõstmist, maksukoormuse tõstmist, sadade ja sadade miljonite kantimist kaitsevaldkonda ja oh imet, Kaitseministeeriumis võetakse tööle sadu inimesi, ütleme siis kaitsevaldkonnas, eks, kas nad just kõik on ministeeriumi töötajad, see on teine asi. Sadu inimesi võetakse tööle, see oli Postimehe uudise sisu. Nii, me näeme, kuidas teatud põhjendusega pressitakse maksumaksjatelt, kodanikelt, elanikelt üha rohkem ressursse välja, sõna otseses mõttes pigistatakse, kuni neil on kõri kinni. Ja tegelikult seda raha kasutatakse selleks, et tugevdada seda üha autoritaarsemat riiki, palgata juurde ametnikke, kes siis kirjutavad erinevaid eelnõusid, kuidas juba ennetavalt igasugused protestimõtted maha suruda, sest lõppude lõpuks ka see, mida sa nimetasid, ju taandub tegelikult võimu küsimusele, et neil on vaja neid põhiseaduslikest õigustest ja vabadustest üle sõitvaid regulatsioone sellepärast, et kindlustada oma võimu, et juba eos, juba ennetavalt elimineerida kõik võimalikud sellised ohtlikumad protestid selle võimu jaoks. Et siis on vaja inimesi süüdistada radikaliseerumises, siis tuuakse mängu mingisugune ohuhinnang, millega saab põhjendada meeleavalduste mittelubamist, meeleavalduste mahasurumist, opositsiooniliidrite kõrvaldamist ja meenutagem, et siin ju alles me rääkisime ka ühes saates sellest, kuidas parlamenti ju toodi, parlamendi fraktsioonide ette toodi ju selline kavatsus eriolukorras anda Riigikogu juhatuse enamusele ehk siis sisuliselt valitsuskoalitsioonile õigus hakata parlamendi liikmetelt mandaati ära võtma. Me päris pikalt rääkisime sellest, et kellelt siis võetakse. Loomulikult opositsiooniliidritelt võetakse Martin Helmelt näiteks, võetakse Varro Vooglaiult, võetakse veel mõnelt teiselt sõnakamalt opositsioonisaadikult mandaat ära. Et see on täielik autoritaarne muster, mida me näeme lahti rulluvat. Ja nüüd ongi see küsimus ka ühiskonna jaoks, et kas ühiskond suudab sellest apaatsusest üle saada või kuidagi välja tulla sellest ja mõista, et tegelikult asi ei ole veel lõpuni pöördumatu. Et on võimalik ikkagi ühiskonnal sekkuda mingil viisil. Et see ei ole päris nii, nagu oli Nõukogude Liidus, kus see võim püsis, aastakümneid püsis, üle poole sajandi püsis siin Eestis ja lõpuks ta varises muidugi, sest ühiskondlikud vastuolud läksid juba nii teravaks üle kogu suure impeeriumi, aga praegu meie ei taha ju lasta sellel asjal nii kaugele minna üldse, et järelikult tuleb mõelda ühiskonnal, kodanikel tuleb mõelda, mida nad saavad teha selleks, et siiski tulla välja ja siiski mõjutada neid protsesse. Ja ma arvan, et praktilises mõttes on esimene võimalus 19. oktoobril minna valima. Jah, need on kohalike omavalitsusorganite valimised, ei ole üleriiklikud valimised ega parlamendi valimised, aga ka kohalikul tasandil on võimalik teha need valikud nii, et sa ei toeta neid antiliberaalseid jõudusid ja ma kasutan siin sõna liberaalne just nimelt selles algses õiges tähenduses, mis tähendabki vaba ühiskonda, inimeste õiguste ja vabaduste austamist, et need niinimetatud liberaalsed erakonnad on tegelikult ju antiliberaalsed erakonnad ja valija peaks panema ju kokku, et kui ta toetab neid erakondi, siis ta tegelikult laob müüri selle järjest kerkiva ühiskondliku kindlustuse müüridesse, paneb sinna oma kivikese ja tegelikult aitab sellega autoritaarse ühiskonna ehitamisele kaasa, et ärge seda tehke. Teil on praegu võimalus, meil kõigil on praegu võimalus need valikud teha ja vaatame 19. oktoobril või siis järgmise päeva hommikul, et mis siis on olnud tegelikult Eesti rahva tahe ja valik. Ja autoritaarse ühiskonna ehitajad, eelkõige siin koalitsioonierakonnad, Reformierakond, eeskätt seejärel Eesti 200 ja sotsialistid, need tuleks kõikidel võimalikel valimistel võimu juurest igal tasandil välja lülitada, sest nemad on olnud selle nii-öelda
diktatuuri ja diktatuurilise ühiskonna ehitamise peamised vahendid. Ma ei ütle, et arhitektid, aga peamised vahendid. Kui ega pakkuda nagu seletus sellele, et väga lühidalt, et miks meil ikkagi selline olukord on, et siin väikeses Eesti Vabariigis äkitselt hakkab riik niimoodi laiama ja inimeste privaatsust rikkuma ja erasfääri tungima, et miks sellised arengud ikkagi on? Miks need 10 aasta jooksul, mil Objektiiv on toiminud, et miks nad on pidevalt kogu aeg kasvanud, miks need sammud lähevad kogu aeg edasi ja edasi. Ja mina pakuksin välja nagu väga lühidalt siin saate lõpus 2 sellist peamist selgitust. Nagu esimest ma nimetaksin fenomenoloogiliseks ja teist rohkem põhjuslikuks või kausaalseks. Ja see fenomenoloogiline mudel oleks see, et tegelikult kogu see suundumus on paika pandud eelkõige nii-öelda Euroopa struktuurides ja juba Euroopa Liidus ja loomulikult see niimoodi ka on, et Euroopa globalistlik eliit üritab siin Klaus Schwabi, WEF-i kaudu ja teiste selliste hämarate organisatsioonide kaudu tekitada ühiskonda, mis ei ole enam vaba ühiskond ja mis otseselt kõikidele nende vaba ühiskonna reeglitele vastu käib, mis üritab inimesi kontrollida ka uute tehnoloogiliste vahendite kaudu ja põhimõtteliselt luua sellise kõrgtehnoloogilise gulaagi. Et see need plaanid kahtlemata on, milliseid põhjendusi selleks kasutatakse. Neid olete ka kuulnud juba, rohepööre on kahtlemata üks peamiseid põhjendusi, et selleks, et mitte keskkonda koormata, oleks vaja teha niimoodi, et inimesed elavad oma 15 minuti linnades, kus nad on pideva järelevalve all. Et need plaanid on tegelikult täitsa olemas, need on täitsa paigas. Ja Eesti loomulikult võtab mingisuguseid suuniseid Euroopa Liidult ja globalistlikelt sellistelt organisatsioonidelt, mõttekodadelt, nad käivad seal koolitustel ja igal pool mujal, aga kogu see meie ametnikkond põhimõtteliselt kehastab seda ja paneb selle toimima niimoodi kuidagi poolenisti oma algatuslikult, niimoodi nagu tubli riigiaadel teeb seda 3 musketäris, ehk siis põhimõtteliselt arvab järgi seda, et mis oleks isandatele meelepärane, mida peaks nagu tegema selleks, et punkte kuskil eurokoridorides saavutada. Ja selle nimel pannakse siis tööle ministeeriumid, selle nimel pannakse tööle ministrid, loomulikult koalitsioonipoliitikute ametlikud poliitikad, mida võib-olla valimistel tihtipeale niivõrd avalikult välja ei käidagi, aga siis kui võimu juures pannakse need oma rattad pöörlema. Et see on siis selline nii-öelda nagu tervik, et Eesti tegelikult lohiseb järgi ja üritab saavutada nagu oma rumaluses, oma järgi aimamises seda sama tulemit, mida siis Euroopa ja teised globalistlikud institutsioonid. Aga siis nagu teise seletuse järgi mul on tunne, ja ma ei tea, kumb nagu tõenäolisem on või teise hüpoteesi järgi on see, et see on ikkagi otseselt põhjustatud nende samade institutsioonide pool siin, niimoodi, et Eesti on tehtud mingisuguseks katselaboriks. Eesti ühiskond on väga väike, siin on ühiskondlikud protsessid kergesti monitoreeritavad, et vaadata, et aga mis oleks, kui teeks õige niimoodi, et võtaks ühe väikese pisikese Venemaa ääres rahva, kus on ka erinevad sotsiaalsed grupid, erinevad rahvused, vene rahvus on siin ilusti esindatud ja prooviks siin nagu läbi viia sellist täielikku järelevalve ühiskonna düstoopiat, et prooviks selle nagu keerata maksimumini, monitoreerida ühiskondlikku sellist järellainetust, inimeste reaktsioone, erinevate rahvagruppide reaktsioone ja teha Eestis selline globalismi katselabor, millele loomulikult kõik ametnikud ja nii-öelda valged jõud jutumärkides loomulikult ilusti alla kirjutavad, saades selle eest ka võib-olla mingit tasu, olles korrumpeerunud, olles mõjutatud, olles šantažeeritud globalistide poolt, viivad oma enda rahva peal ellu sellist globalistlikku katselabori
katset. Nii, et vaatame, mis siis sellest olukorrast välja siin tuleb. Ja mulle tundub, et Eesti on jõudnud oma selles maksutõusudes, tuulikute ja tuulegeneraatorite promomises, kaitsekulutuste täiesti äraütlematult vastutustundetus kasutamises, millele isegi Riigikontroll ja riigikontrolör Janar Holm on tähelepanu pööranud, on jõudnud mingisuguse tasemeni. Samas jällegi rahva täielikus vaesumises, tohutu maksutõusude ja inflatsiooni tulemusel, pluss kõikvõimalikud maksutõusud sinna otsa, on jõudnud sinnamaani välja, et ma kaldun selle teise olukorra poole. Ma kaldun, et siin viiakse läbi mingisugust eksperimenti meiega, et kui hästi see asi töötab, panna siia juurde veel propaganda Vene piiri ääres olevale traumeeritud rahvale, et kui te seda omaks ei võta seda asja, siis tuleb loomulikult kuri Putin. See on siis see peamine vits. Aga porgandina on ees see, et kui te nüüd ilusti ennast digitaalsesse kulagisse kinni panete, siis meie kaitseme teid. Teie olete ilusti ja turvaliselt siin. Ei ole küll kõige rikkam, autot endale ei ole ja maal käia ei saa ja oma majandus on ära hävitatud, oma rannad on tuulegeneraatoritega ära solgitud ja ära rüvetatud, sealt läheb energia rikastele Euroopa pensionäridele, Saksa pensionäridele, et nemad saaksid oma pensionipõlve veel rahulikult veeta, et ei ole kõige parem elu, aga kas te siis tahate Putinit, kas te siis tahate Venemaad? Ei. Kindlasti ei taha, sellepärast me kaitsemegi teid. Ja monitoreerime seda väikest Eesti katselaborit, vaatame, milliseid tulemusi see annab. Et minu arvates on see peaaegu teine, sest see absurdum, mis siin riigis on jõudnud, see, kuidas Eesti riigist on saanud omaenda eesmärkide vastane keham, kuidas Eesti riigist on saanud see, mis hävitab Eesti rahvast, keelt ja kultuuri, selle asemel, et ta hoiaks ja kaitseks seda läbi aegade. See on seletatav minu arust sellega, et Eesti on üle võtnud Eestile vaenulik jõud, mis on otseselt meie enda rahvale, meie enda rahva kestvusele, meie enda keele ja kultuuri säilimisele läbi aegade vastu töötav ja otseselt vaenulik jõud, mida kiiremini me tegelikult saame selle struktuuri ümber vahetatud ja ma loomulikult demokraadina räägin ka siin valimistest, mitte riigipöördest loomulikult. Mida tõhusamalt me saame selle aparaadi ümber vahetatud, nii poliitilisel tasandil kui ka ametkondlikul tasandil, niimoodi, et me paneme selle tööle tõepoolest põhiseaduslikel eesmärkidel, teenima Eesti rahvast, keelt, kultuuri läbi aegade, seda olulisem see on ja seda kesksem on praegu valimistel alati mõelda, kelle poolt te hääletate. Kas te hääletate selle aparatuuri poolt, mis teid rõhub? Kas te hääletate nende erakondade poolt, kes on globalistide teenistuses ja on valmis teid ja teie elusid hävitama? Või hääletate nende jõudude poolt, kes tõepoolest seisavad teie eest. No mina hääletan näiteks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt, sest ma näen, et see erakond seisab nende väärtuste eest, millest mina seisan ja ta seisab vastu reaalselt ka globalismi poliitikale, Eesti rahvast hävitavale poliitikale. Et see on väga-väga oluline, et rahvas teeks oma valiku. Ja loomulikult need teemad, millest me oleme praegu rääkinud, nendest saame rääkida veel ja veel. Kahjuks tänane raadiosaade saab otsa, mul ei jäägi üle midagi muud, Veiko, kui tänada sind mõttevahetuse eest. Aitäh! Aitäh kutsumast ja kutsun omakorda olema vähem pärisorjad ja püüdma saada peremeesteks omal maal. Täpselt nii. Aitäh sulle, Veiko, veel kord. Aitäh teile, head kuulajad kuulamast. See oli Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Järgmine nädal taas. Kõike head! Objektiivi raadio.